Tere tulemast kuulama Innermondi podcasti Kui seinad räägiksid. Selles podcastis avame ukse teemadele, mis muidu jäävad nelja seina vahele. Tänane podcasti teema konstellatsioon. Kirgi kütkev. Jah. Praegu on, ma arvan, see selline hästi, kuidas ma ütlen, popp teraapia haru. Aga ma tahan rõhutada, et see on üks paljudest harudest. Et see ei ole ainukene. Meil on väga palju erinevaid teraapiaviise. Aga ma arvan, et see on üks väga hea teraapiaviis. Et see on selline, kuidas ma ütlen, kuna see on grupimeetod, võib teha ka muidugi eraviisiliselt, mina teen hästi palju ka eraviisiliselt, siis see näitab nagu, meil laieneb nagu see nägemisega. Mitte ainult see, et ma saan aru siin, et et mingisugune mõte mul siin peas sai aru, mingisuguse pusletüki läks kokku. Vaid siia juurde tuleb ka selline visuaalne pilt, et ma näen, et see on see, mis toimub minu süsteemis. Ma tahan öelda sulle, et minu konstellatsiooni kokkupuuted, võib-olla kuulaja ka teab natuke sellest rohkem või mõni ei ole üldse kuulnud, ongi tegelikult läbi sinu, kui sina kui väljaõppinud konstellöör. Siis, seal oli ka veel mingi teema, et seal on perekonna süsteemi. Ja siin on mitu võimalust, on perekonna konstellatsioon, organisatsiooni ja siis on struktuurne. Et need on nagu erinevad sellised väljaõppe võimalused ja need on natukene erinevad ka lähenemisviisid. Okei, nii sa alustasid sellest perekonna süsteemist. Praegu ma õpin organisatsiooni oma ehk ärikonstellatsiooni, mis on ka väga põnev maailm ja struktuurne ta on nagu selline lihtsalt üks võte sealt konstellatsiooni maailmast. Selge. No nii, hakkame siis eesti keeles rääkima. Et ühesõnaga konstellatsioon, 2 kokkupuudet, minul siis sinuga läbi praktika tegelikult ja isegi läbi teraapia, siis läbi meie 9 kohtumist iseendaga veebikooli, kus meil on terve moodul pühendatud konstellatsioonile. Ja siis meie viimane konstellatsiooni seminar rahapaari suhtes. Väga võimas seminar. Ma kohe ette ruttavalt paar sõna juhatuseks ja annan sulle kohe sõna üle. Tahan öelda seda, et kuigi ma ise praktiseerin praegu oma teadmisi läbi emotsioonide ja kontseptsioonide vabastamise, siis nii nagu tavainimese keeles, siis konstellatsioon on meetod, mis toob nähtavaks, eks ole, ulatub veel, sa kohe räägid täpsemalt, aga ulatub veel siis suguvõsa mustritesse ja mina vaatasin isiklikult sellel konstellatsiooni seminaril, et milliseid teadmisi see mulle tõi, ehk et antud juhul siis see rahapaari suhtes, ehk et kuidas ma käitun oma rahaga olles paari suhtes, kuidas raha käitub minuga, kuidas see suhe on kujunenud, milliseid emotsioone ja mõttelisi kontseptsioone see tekitab ja sain sellega rohkesti materjali sisemaailma jaoks. Öeldakse ju veel ka seda, et see konstellatsioon lahendab kõik, et kas on Kairi niimoodi, et inimesed tulevad konstellatsiooni, nad tellivad sinu käest selle töö ja nad tahavad nagu kohe lahendust 7 põlve tagasi, näevad ära ja nüüd olgu kõik muutunud. Siin on päris mitu nüanssi. Üks on see, et palju see inimene üldse valmis vastu võtma on. Sest tihtipeale on meil nii, et me näeme küll selle pildi ära. Mõni inimene vaatab seda ja ütleb, ma ei tunne midagi. Kui sinna tunnet taha ei tule, siis tegelikult seda tööd ei ole vastu võetud. Et sul peab ikkagi olema mingisugune emotsionaalne vastuvõtu koht selleks. Tahe aru saada, teada saada või lahendada. See ei ole isegi tahe. See tahte koht on hoopis teisejärguline. Tahe võib olla väga suur. Ma tahan teada saada. Mõnikord ma tahan teada saada ja see ei ole tegelikult see koht, vaid on see, et ma soovin lahendust. Ja kui ma tulen hästi heatahtlikult seda lahendust soovima, siis on see lahendus ka sinu ees. Ja kui ma seda isegi vaatan, siis see peab tulema kuidagi minu sisse, sest see on minu sees see, mis siin lahti rullub. Et see vastuvõtu koht peaks olema. Ja me oleme ühes meie podcasti osas rääkisime lapsepõlve mustritest, kui meil on väga sügavad mustrid meie sees. Mis on väga juba lapsepõlvest arenenud selle eani, kus sa praegu oled, siis on teatud mustreid, mida me ei saa muuta ühed konstellatsiooni tööga. See ei ole võimalik, sest selle mustri muutmine on pikaajalisem.
aga konstellatsiooni selles mõttes ta on väga võimas meetod, ta on super võimas meetod selles mõttes, et ta avab sulle ukse ja ta näitab sulle pilti sinu sisemaailmast. Ja kui sa selle pildi endal vastu võtad, siis on see muutus väga võimas. Nii et see teraapia vorm on ise väga võimas. Aga kuidas sa seda seletad, et ma mäletan, et ma esimest korda, kui ma nägin, ma ei mäleta, kas ma nägin pealt seda konstellatsiooni või osalesin seal kuidagimoodi, ühesõnaga, et see ei olnud minu enda töö, aga lihtsalt, et me teame, et need inimesed siis pannakse esindama, paljud ütlevad, et mängivad seal, see ei ole mängimine, pannakse esindusse. Aga kuidas sa seletad seda, et need kokkusattuvused ja need ei ole ju harvad. Need kokkusattuvused, et keegi hakkab rääkima sellisel viisil nagu see inimene, keda esindatakse, et tulevad need sõnafraasid, tulevad need kehahoiakud. Näiteks ma tean, et üks naine tahtis hakata vene keeles midagi ütlema ja pärast tuli välja, et see oligi hoopis teisest rahvusest ja kasutaski sellist fraasi. Kuidas see nagu on võimalik? Ma arvan, et see konstellatsioon on üks paremaid võtteid selle kohta, et kõik on energia meie ümber. Kõik on energia meie sees. Ja see, mis informatsioon on minu sees, see on informatsioon ka sellel väljal. Nii et see on kõik energeetiline tegelikult. Ja see, millist informatsiooni ma välja annan ja kui see inimene, kes seal esinduses on neutraalne, siis ta saabki selle info kätte. Et öeldakse, et konstellatsiooni esindustes käies ja seda nagu rohkem kogedes, saad sa rohkem võib-olla sellist selgelnägemise või sellise tunnetuse kohta enda välismaailmast. Et näiteks ma võin ise enda kohta öelda, et ma olen päris palju esindanud ja mul on hästi palju nagu sellise tunnetuslik pool läinud palju selliseks tundlikumaks, selgemaks. Ma saan aru, kuidas ma nagu tajun teist inimest, ma tajun, kuidas ka ta siin tunneb, kuidas ka ta tunneb siin kõrval, minu kõrval ennast. Et see tunnetuslik osa läheb kindlasti ka suuremaks. No sellest peab ikkagi olema huvi, et sa tahad selliselt, ma ütlengi, et nagu sa ütlesid, et see on üks võimalus, üks teraapiline võimalus on ju, et ma olen näinud, mida ma oma nagu siis praktikas olen näinud, et inimesed käivad läbi erinevad koolitused, võib-olla erinevad terapeudid, erinevad teraapiavormid, enamus ikkagi jõuab konstellatsiooni ka ja tihtipeale see on selline, kuidas ma ütlen, et ma ei ole seda veel proovinud või et ma olen kuulnud, et see nagu muudab kõik ära, et aga võib-olla natukene näiteks nagu seda kohta, Kairi, et kellele sa ütleksid, et ära tule konstellatsiooni või millal ära tule. Selles mõttes, et kui sa ütlesid, et inimesel ei ole nagu valmisolekut, et võib-olla natukene seda ootusennetust nagu maha võtta. Ma ei saa öelda, et ära tule. Kui inimene on valmis, siis inimene tuleb. Võib-olla, kui sul on väga suur trauma koht ajahetkel, et siis inimene tegelikult ta väga tahab, et ma siit traumast välja saaks. Aga võib-olla tasub siin pöörduda erateraapiasse hoopis, et tasub nagu vaadata. See trauma segab seda pilti, jah? See ei sega seda pilti, vaid see inimese vastuvõtlikkus on traumeeritud, sest ta on traumeeritud kohas. Ta on väga keerulises kohas, et ta võib-olla on sellist kohas, et kui ta näeb seda, siis see trauma läheb veel suuremaks. Me ju ei taha seda, on ju. Et natuke inimene peaks seisma ikkagi natukene nagu kahel jalal, et seda pilti, ta on valmis selleks, et ma vaatan seda pilti, see tahe on seal olemas. Et ma ei saa öelda, et ära tule. Igaüks on see tema enda vastutus, kui ta tuleb, aga tasub võib-olla natukene iseenda käest vaadata, et kui ma olen väga mingisuguses traumakohas, antud aja hetkel näiteks. No, ma olen näinud seda ka, kui mees tuli ja siis küsiti, et miks sa tuled. Seda me oleme enne ka sinuga kuulnud ka teraapiates, aga naine tahtis, et ma tulen. Ja siis, kuidas see mees on nagu hästi skeptika, ma ei räägi sinust, kes sina seal kuulad, ma isegi ei vaata kellegi otsa, aga lihtsalt, et tule või siis ta on nii skeptiline, see on kõige parem materjal. Sest et kui sa ise siis hakkad nägema oma skeptilisusega, et ma ei ole talle öelnud seda, kus ta teab, et minu vanaisa ütles niiviisi on ju, või kus ta teab, et minu vanaisaga niimoodi juhtus, et see annab ka nagu selle võimaluse. Minu jaoks see konstellatsioon avas selle, et ta näitas mulle midagi ja ma sain vaadata, mis mu sisemaailm selle kohta ütleb ja võt selle sisemaailma infoga siis hakata nagu tööle. Et see on väga väärtuslik informatsioon ja see on väga väärtuslik muutus, mis inimese siis toimub, aga selle skeptiku kohta ma tahaks öelda, et
kui mina oleks konstellöör, siis ma talle tööd ei teeks. Tõesti? Nad siis ikkagi on kedagi. Sellepärast, et kui inimene tuleb ja ütleb, et ma tulen ainult sellepärast, et mu naine tahtis, siis tegelikult seda sisemist soovi ei ole. Et see on igati professionaalne jätta see töö tegemata ja austada ka teist inimest ja seda ressurssi ja ka nende esindajate ressurssi, eks ole ju. Just. Et kui ta ikkagi siit sellest vestlusest selle kliendiga tuleb välja, et ta tegelikult ta tahab tulla, et see on võib-olla ettekääne, et see naine ta suunas siia. Et sisemine soov ikkagi on ja ta soovib mingile teemale lahendust, siis ma muidugi teen selle töö, aga see on vaja välja selgitada. Aga kui see soov on ainult see, et ma tulin selle pärast, et naine mind siia suunas, siis ma ei teeks seda tööd. No mina tahan veel oma kogemusest rääkida, mul on 2 juhust. Esimene on see, et mul konstellatsiooni töö, mis oli seotud äriga ja ettevõtlusega, ma teadsin, et seal taga on nagu perekonna uskumused, millega ma olen üle võtnud. Ma teadsin ka, kuidas emotsionaalselt ja kontseptuaalselt nendega tegeleda, aga ma ei teadnud kõiki. Ma tahtsin nagu tõesti näha nagu laiemat pilti. Ja väga huvitav oli see, et meie 3. siis tuleb laps, kellest veel nagu nii-öelda ei olnud isegi lõhna plaani, ammugi mitte. Tema oli juba konstellatsiooni väljal olemas. Ja see oli lihtsalt nagu jahmatus, sellepärast, et see oli 10. mail oli konstellatsioon ja oma rasedusest sain ma teada 10. juunil. See oli nagu lihtsalt uskumatu, kuidas see potentsiaalne värav avanes ja see esindaja ütles, et nüüd ma tulen 7 põlve tagant. Mul on nii meeles, kuidas see naine ütles ja nüüd ma saan tulla, et mul on see värav lahti. Ja siis üks teine naine hüppas mu mehele ligi ja vaatas otsa ja ütles mulle, et palun vabandust, kummardus mu mehe ette maha, ütles, et kui ma saaksin, siis ma võtaksin teie genitaalidest kinni, et ma nagu kuulun siia. Me ei saanud alguses üldse aru, mis toimub. Ja tollel oli siis konstellöör oli Olga Kniaseva ja Olga ütles, et võimalik, et teil tuleb perelisa. Loomulikult me naersime selle peale. Et vanaema, vanaisa ja perelisa. Et okei, et selles eas juba. Ja teine moment on see, et lihtsalt rahalised teemad, et kuidas ta näitab sulle ära need blokeeringud ja need selle pagasi, mis sa kõik sellest 7 põlvest nagu kaasa vead. Et konstellöör ütles sellise lause, et teil võeti kõik ära ja teil võeti niimoodi kõik ära, et teil isegi aed võeti tükkideks lahti. Ja kui me saime hiljem selle küüditamise dokumendi, me vaatasime sellesse arhiivi, uskuge või mitte, aialipid olid üles laetud. Lihtsalt nagu ta täiesti, see on magic, eks ju. Aga see kutsub inimesed tahavad ju sellist müstikat, see ei ole ju müstika. Ei, see on väga reaalne pilt. See ei ole müstikaga üldse seotud. See on väga reaalne pilt inimese enda sisemaailmast. Ja võib-olla siin tahaksingi tuua, et me hästi palju nagu läheme see 7 põlve, mis on ka väga oluline muidugi, aga kõigepealt peaks ikkagi töötama inimese esimese staadiumiga ehk tema endaga. Tema enda nende uskumuste ja osade ja vanemate ja see on see, mis on tegelikult meie kõige rohkem mõjutatavam pool üldse. Et me tihtipeale tahame minna kuskile sellesse müstikasse, seal kuskil juhtus mingi asi. Praegu seda kasutatakse aina vähem ja vähem, et väga-väga kaugele minnakse. Aga et kõige olulisem on hakata lahendama seda esimest inimese staadiumit, et mis on seal tema sees, mis on seal tema osad, kuidas tal on suhe vanematega. Sest suhe vanematega on värav meie suguvõsa 7 põlve poole. Ja, muidugi. Et kui mul see värav avatud ei ole, siis mul ei on väga keeruline selle 7 põlvega üldse ühendust saada. Ja konstellatsiooni üks tähtsamaid osa on armastuse voog. Kui mul armastus ei vooga, vanematega kontakti ei ole, siis kuidas ma saan selle jõu sealt terves suguvõsast, kuidas nad siis toetavad mind. Ma ei võta seda vastu, siis mul ei ole seda elujõudu. Nii et see on väga oluline koht. Ja see on oluline koht ja vaata siin on, kui me mäletan mitmes podcasti osa, üks esimesi meil oli, kui me rääkisime ka sellest väärtusetusest, siis minul oli näiteks väga häbi oma isapoolset suguvõsa vastu võtta, sellepärast, et see oli teisekeelne, kuigi ta ei olnud venelane, aga peeti meid seetõttu venelaseks, mul tohutult seal emotsionaalseid kannatusi ja ma olin nagu selle suguvõsa tõesti selle potentsiaali nagu täielikult kinni pannud enda jaoks. Ma olin ära pöördunud sellest väest ja jõust, eks ju, mis sealt tuli, on ju. Ja elu sundis mind tegelikult siis ühel hetkel sellisesse pöördepunkti,
punkti, kus ma maksin füüsilise kehaga seda hinda oma haiguse näol, et see ressurss taastada, sest et see ressurss tahab voolata, see armastus tahab voolata, ta otsib teed nii kaua, kuni ta leiab. Kas on õige nii öelda? See tähendab seda, et sa olid ära pöördunud iseendast. Muidugi. Sellepärast, et isa on pool minust ja kui ma seda isa ei võta vastu, siis see tähendab, et käib minul sisemine võitlus isa ja ema vahel. Ühe võtan, siis ei võta. No, ja nii kaua, kui ma seal sisemiselt võitlen, siis sinul andis keha järgi. Nii et see on see koht. Nii et kõike seda saab konstellatsiooni väljal vaadata. No too veel mingi sükene mõnus näide selline, mis on siuke, no ütleme selline, võib-olla ka nagu natukene siuke, toome ikkagi seda magicut siis siia sisse, no lubame endale seda natukene, et kui me muidu püüame sinuga hästi nagu sellist reaalsuspilti luua ja iga inimese enda juurest killukese tervemana ära saata, et siis toome natuke veel magicut sisse, et mis veel on ägedat juhtunud konstellatsiooni väljal? Ma kõigepealt võib-olla räägiks alguses sellest andmisest ja saamisest, kuna seal oli meie rahaseminaril oli sellest ka juttu, rahapaari suhtes. Siin ei ole küll seda magicut, aga mõnes mõttes see on elu magic, et nii kaua, kui ma ei suuda vastu võtta. Ja, see oli hea. Nii kaua ma ka ei suuda anda või vastupidi, nii kaua, kui ma ei suuda anda, ei suuda ma ka vastu võtta. Et need on omavahel seotud või mõni ainult annab, vastu ei võta üldse. Või võtab ainult vastu ja ei anna üldse. Nii et see tasakaal, kui on rikutud, siis ei toimu voolamist. Sinul oli muidugi hea näide see samamoodi, et ma isalt ei võta vastu, emalt võtan ja mu keha ütleb ülesse. Rahapaari suhtes oli väga hea selle, et kas ma võtan, kus ma siis võtan vastu. Kui ma olen naine, kas ma suudan mehelt vastu võtta. Seal oli mitmeid näiteid isegi sellest, et kust maalt hakkab nagu ebamugav selles vastuvõtmises on ju. See oli ülihea seminar, ma väga ütlen sulle ka kuulaja, kui võimalus tuleb, siis analoog või seminar või võib-olla tuleb ka kordusena, et see oli ülihea seminar just selles mõttes, et vaadata praegust rahalist võimalust läbi konstellatsiooni, et see oli äge, see oli tõesti äge, aga no magicut? Tihtipeale öeldakse, et enamus asju meie elus siin on ikkagi see praeguse hetke eluseis. Et meil ei ole nagu, et meil nagu kuskil huviga. Et ma võib-olla kõigepealt selle ühe magicu, mis ma räägin, on, kui ma tegin ise endale töö naisliin 7 põlve, siis minu jaoks oli see tõeline magic, kui minu 7. ja 8. põlv mulle laulsid. Mul käis jutt läbi praegu. Nad laulsid mulle kuidagi sellist, et ma olin selle naisliini nagu lepitanud ja tervendanud ja nad lihtsalt laulsid mulle. Ehk et see konstellatsiooni väli hakkas laulma? Ja see viimane 7. ja 8. liini naised. Nii et ma olin tõesti nagu ka täiesti lummatud ja mul praegu tuleb ka nagu emotsioon üles, et see oli nagu väga-väga ilus. Nii et see oli minu jaoks tõeline magic. Seda ei ole võimalik kontrollida muidugi või on kuskil neid andmeid, ei ole vist nii palju tagasi. No need, kes esinduses olid, nemad on nende käest ma saan alati, neid saab kontrollida, seda saab küsida, kui neil meeles on. Inimesed võib-olla mitmes esinduses saanud. Jah, et see on nagu selline hästi, hästi võimas kogemus mul endal. Aga on olnud igasuguseid erilisi selliseid juhtumeid, kus kuskil keegi on mingisuguseid, nii nagu sa ütlesid, et mingeid väljendeid öelnud. Minul oli see laulu näol, et keegi esiisadest või esiemadest tuleb ja ütleb midagi. Ja see on ka hästi väestav koht. Ja kui see on selline loa andmine sellele inimesele, et näiteks, et nüüd sa võid elada. Nüüd sa võid need sammud astuda. Nüüd sa võid vastu võtta. Ja vastu võtta, on ju. Siis see on ka ülisukene väestav koht ja see, kui sa kuuled seda nagu kuskilt esivanematelt või selliselt, võib-olla ka selliselt inimeselt, keda sa võib-olla ei ole enam siin, aga kellega sa võib-olla tahaks väga mingit, võib-olla see kontakt kuidagi nagu läks väga järsult lõppes, on ju, näiteks inimene suri ära ja sul ei ole seda, see kontakt oli väga süke järsu lõpuga, siis kui see tuleb nagu selliselt sellise informatsioonina, siis see on kindlasti väga puudutav ja hästi väestav.
jah, no jah, ma saan ka öelda seda, et kui ma ikkagi tulin ja liitusin selle nii-öelda selle teadmisega siis või selle kogemusega, siis ma olin ka skeptiline ja siis ma mõtlesin, et oh kui hea, et te olete head psühholoogid ja te olete kindlasti head ajalootundjad ja keda me ei tea, kes küüditatud on ja küll neid lugusid siit tuleb. Aga tõesti, kui see väli nagu ise hakkas näitama seda, mis on niivõrd isiklik informatsioon, et ma ei pruugi isegi seda teada ja tagantjärgi nagu minul oli, eks ole, selle aialipiga on ju. Et tagantjärele kontrollida seda informatsiooni, siis see no, on jahmatav ja sellele ei olegi võib-olla seletust, et aga ja selle üle mul on ka nagu väga-väga hea meel, et me oleme sinuga nüüd pikalt koos töötanud, me oleme loonud erinevaid võimalusi, me oleme läbi viinud erinevaid seminare kehatööst, emotsioonidest, rahast, mis me veel oleme teinud? Konstellatsioonist, siis meil on olnud veel igasuguste emotsioonide naiste töötubasid, pluss siis meil on oma veebikool, et meil ei ole tegelikult kunagi tekkinud konflikti sellel, et me teame nii palju erinevaid asju. Ja meil ei ole kunagi tekkinud siin ka väärtushinnangute konflikti, et sinu konstellatsioon on õige ja minu võib-olla siis see emotsioonide ja teadmiste oma ei ole nii õige, eks ju. Ehk et kõik, kui seinad räägiksid, siis nad ütleksid teile, et kõik need teraapilised vormid viivad teid igal juhul sammuke edasi või tagasi või ära sealt, kust kohast te olete praegu. Ja see võimaldab muutuse. Absoluutselt, et see teekond, mille me valime või selline see tervenduse teekond, see on ju meie enda isiklik valik. Neid võtteid, neid meetodeid, neid teraapilisi vorme on erinevaid. Et mina küll ei saa öelda, läbides nii mitmeid erinevaid kursusi, hingamist ja konstellatsiooni ja kehapsühhoteraapiat ja hüpnoteraapiat, ma olen nii palju erinevaid, ma ei saa öelda, et üks on õigem kui teine, vaid iga ühe jaoks on midagi õiget. Et kui sa ei ole leidnud seda, võib-olla kui sa oled nagu mitmeid kordi kuskil käinud, siis otsi see õige. Ja võib-olla konstellatsioon näitab seda, mis on sinu jaoks õige, nii et see on lihtsalt üks võimalus. No ja mina jälle tegin vastupidise sammu, et kuna minu elust oli 5 aastat oli füüsiliselt täiesti väljas, et mind ei olnud lihtsalt olemas. Ja ma, kui tagasi tulin ellu, siis selle ajaga oli nii palju muutunud, oli tulnud isegi see Facebook sellisel tasandil, kõik see internet, kogu see majandus, mis siin hakkas, nagu ma olin nagu kosmosesse sattunud, et see oli nagu minu jaoks nagu täiesti, muidugi mul oli ükskord veel olnud seda efekti ja see oli siis, kui ma sain esimest korda prillid. Ja siis me sõitsime mehega õhtul linnas ja siis ma vaatasin nii palju ilusaid tulesid, mida ma ennem ei olnud näinud. Nii et aga mina olen praegu ennast tagasi tõmmanud ja läinud nagu väga huvitavad mind kriiaõpped ja just need emotsioonid ja kontseptsioonid. Aga see kõik, mida pakub see sinu teadmised või siis ütleme need kokkupuutud meie inimestega, väga suur tänu selle eest. Ja ma loodan, et meie kuulajas leidsid ka siit endale mõtteid, et kui sa veel ei ole käinud konstellatsioonis või sa veel ei tea, mis see konstellatsioon on, et siis kui sul on mingid kindlad tõekspidamised, siis mina alati soovin luua oma kogemus. Jaa, absoluutselt. Sest et see on rohkem kui 1000 sõna. Jaa, et väga keeruline rääkida millestki, mida sa ei ole kogenud, sest siis on see kellegi teise kogemus, millest ma räägin. Jaa, ja siis me kipume arvustama ka kellegi teise, kuidas ma siis ütlen, et kas see on õige või vale, me anname kohe hinnangu. Aga kui sa oma kogemuse lood, siis sa saad öelda, et see on minu kogemus ja uskuge, see muutub tõeseks, sest sa oled ise kogenud seda. Ja siis on see tõde. Siis on see tõde. Et aitäh sulle, selline sai siis täna konstellatsioonist osa, nii et kohtume järgmine kord.